valimisliit. Teie poolt valitud vallavanem läheb ära. Nii. See ei ole küll praegu see koht, kus sa pead tegema valimispropaganda. Ma ei tee valimispropaganda. Ma lõpetan ära volikogu praegu. Igaühe hinges on revolutsioon, lase südamel rääkida. Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. Teine maa oli joonitud ja juppideks jaotatud. Kullast hambaga sihverplaat ainust aega kuulutas. Välimine pind ja ühine joon teda hakkasid käänama. Ta nägi läbi, ta kõndis mööda, see maa teda muuta ei saa. Kõigepealt siis päevakorra arutelu. Kas kellegi on antud päevakorra suhtes ettepanekud? Ei ole? Kes võiks selle moodi, et antud päevakorra projekt vastu võtta päevakorrana, palun käega märku anda. Vasamad investeeringud ära toodud. Kahjuks on muidugi niimoodi, et kui nüüd 2013 see täitmine on nagu prognoositud praeguse eelarve järgi ja kui jätta nii-öelda need kulud nüüd nagu kõik samale tasandile, siis 2014 praktiliselt nagu põhitegevuse kulud, kui jäävad kõik samaks, siis 2014 nagu investeeringuteks suurt raha nagu ei jäägi. Ja kui nüüd siis nii-öelda need kulud võtta nagu kokku, siis need protsendi kasvud tulevad nii, et 2014 praktiliselt ei olegi nagu võimalik tõsta. 2015 on nagu 5%, 2016 3% ja 2017 5%. Ja investeeringute alla on siis nagu näidatud siis selle kooli renoveerimisprojekt. Taotlust üritatakse esitada siis ka CAS-i või kuskile majale rahastajatele. Ja selle jaoks on siis jäetud seda oma osalust 20 000 eurot. Ja samamoodi siis ka 2015, lihtsalt 2015 nagu ei, selle tabeli järgi nagu ei olegi võimalik rohkem prognoosida, siis on nagu jäetud üks osa ka siis, et 2015 ja 2016, et siis selle projektiga nagu edasi minna. Samas vist on jälle oht, et see projekt võib nagu, antakse nagu vist 1 aastaks, jah? Nii et see on sellised prognoosid. Summa 400 000. Ja projektis on olemas, projektis on olemas eelarveline arvestus. See on siis 400 000, ta läks üle 500 000, aga seal oli ka päikesepaneelid. Lisada midagi? No võib-olla nii palju mulje loomisel. Seda eelarvestrateegiat on arutatud koos hallatavate asutuste juhtidega. ASA ei saanud osaleda, ASA oli haige. Ja põhimõtteliselt said kirja pandud siis kõigi tahtmised, jagatud neid tulevase 4 aasta peale ja tahtmised on suurusjärgus umbes 600 000 aasta kohta. Võimalused, saamised on umbes 20 000 aasta kohta. Nii et see vahe on meeletult suur. Need tahtmised sai kirja arengukava helesiniste unistuste osasse. Et neid kindlasti ei võta maha ja kindlasti saab ka neid tahtmisi realiseerida läbi projektide, mida loodetavasti ikkagi saab veel kirjutada. Aga siin on lihtsalt see kurb koht, aga vähemalt 20 000 kaupa on ikkagi lootust, et asi läheb edasi, et kui mitte 7 penikorma saavastega, siis kukesamma ikkagi. Ei tea, kuna võib mingisugused olukorrad muutuda. Aga lihtsalt, et see soovide ja tegelikkuse vahe on väga suur.
näiteks andretoasid ja särtsuga ja tuleb panna haisu ka teinekord sekka, aga igas toas on aken ja kõik pääseme välja, et selles mõttes ei ole veel hullu olnud. Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. Igaühe hinges on revolutsioon, lase südamel räägida. Vastuvõtu määrusena palun käega märku anda. Kas jätame, ma küsin veel enne, kas jätame ta siis niimoodi aastate peale tükeldama? Ikka. Kes on koolad? 8. Vee-ettevõtja määramine, Kaido, palun. Vastavalt siis ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseadustele on meil kohustus eraomandisse kuuluvatel vee- ja kanalisatsiooni omandile määrata vee-ettevõtja ja seda siis vastavalt selle omaniku ettepanekule. 18. septembril on meile teinud siis Emajõe veevärk, kes on meil siin nende vee- ja kanalisatsiooni eraõiguslik omanik on teinud ettepaneku siis määrata teda vee-ettevõtjaks tema enda varadele tähtajaga siis 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsember 2018. Selle vee-ettevõtja määramise õigus on volikogul. Ja kuna vee-ettevõtjal on konkreetselt tähtajaliselt ettepanek tehtud ja meie halduspraktikas on ka nii välja kujunenud, et me 5 aastaks oleme kogu aeg varasemalt ka vee-ettevõtjad määramist, teen ettepaneku määrata vee-ettevõtjaks Emajõe veevärk tema enda varadele. Alates 1. jaanuarist 2014 kuni siis 31. detsember 2008. Kõik on kellegi küsimusi. Emajõe veevärk tahab küll saada oma varade haldajaks, aga kuidas on vee tõusuga? Kas sellest on ka juttu olnud? Veehinna tõus on... Kas on veel oodata veehinna tõusu? Kas on veel oodata? Jah, ta ei tõusis. Mis tõusis, jah. Peale selle, kui ta rida investeeringuid ja kohustusi võtab, tõenäoliselt on, aga sellest teada ei ole kellelegi antud, et mina küll ei tea. Ja me oleme selles mõttes nagu Emajõe veevärgiga nii seotud, et läbi siis just rahvusvaheliselt rahastatud projektidele, et meil ei ole ka nagu vee-ettevõtjat nagu võimalus vahetada, et õhkõrn selline võimalus ju oleks, aga see tooks kaasa sellised trahvid, mis tõenäoliselt peaks hakkama neid fondidest rahastatud projekte tagasi maksma, mis on viimasel 5 aastal tehtud, ja sel aastal need summad kindlasti. Mis selle Mäksaveega praegu on? Mäksaveega on vastuse võlgu, eks Andre Kaarest ehitusnõunik tuleb siia ja selles mõttes selgitab siis, et mis olukorras ta minu teada tööd vastu võetud ei ole tänase päeva seisuga. Palun, kell on küsimusi. 8 poolt. Ja sellega peaks siis taas kord selgus ja läbipaistvus kaasnema asjades. On, et see piir võiks olla pigem 10 000 kui et 20 000. Kuidas teile tunduks? Kas kasutusse antava, see on nüüd paragrahv 9, lõige 1, punkt 3, kasutusse antava vara bilansiline väärtus volikogu otsustamisel on 20 000 või peaks olema 10 000? Aga siin küsin vahel, et siis mis see 10-st edasi kuni 20, siis keegi ei saa. Ei, see ühtlustubki. Kas on 10 või on 20 mõlema puhul? Üks või teine, aga mitte. Kui mõelda selliselt, et näiteks Oraviku korter, mis meil oli siin, eks ole, võõrandamisel, kui tema väärtus on umbes 10 000, et kes sellise korteri või kasutusse andmise otsustab? Kuidas tundub?
või lihtsalt näitlikustamise mõttes aidata otsustada. Mõelda selliselt, et näiteks Oraviku korter, mis meil oli siin, eks ole, võõrandamisel, kui tema väärtus on umbes 10 000, et kes sellise korteri või kasutusse andmise otsustab? Kuidas tundub? Kui lihtsalt näitlikustamise mõttes aidata otsustada. Noh, 10 või 20 või 30. Kui on alla 10. Siis jääb ametiasutusele, see on siis valitsusele. Kes selle otsustab siis? Mis ta väärtus on? Võib-olla tal ei ole enam väärtus. Võib-olla. Mis siis on? Paragrahvis 38 on võõrandamise piirmäär ja see oleks 10 000. Kasutusse andmine ei vii asja ära käest, eks ole. Et selle võrra ta võib põhimõtteliselt ka olla kõrgem. Et nad ei pea olema sama kui võõrandamisel. Et võõrandamise päris äraandmise otsustab siis aga kasutusse andmine, et see oleks kiirem, paindlikum. Mina teeks ettepaneku jätta see vallavara valitsemise kord selle menetlemine järgmisel võid. Meil ei ole sellega ju kuhugi kiiret. Kiiret võib olla nii palju, et selle korraga haagib kogu see eelarve menetlus. Palun oma ettepaneku üle. Kas katkestame läbirääkimised? Ei tee, ise otsustate. Nii palju tööd on ära tehtud, et on selle Sirje ettepaneku poolt, on käega märku anda. 2 on poolt. Orava korter, sellega Oravik on mitte võõrandamise plaan praegu ka paralleelselt olemas. Et siin neid otsustamise kohti on, võõrandamisi ei pruugi tulla. Mis siis tuleb korterist saab siis? See on nüüd küll hilisema informatsioonipunkti juures, aga üks ettepanek on, et see korter jätta alles. Ta on 4-toaline. Ei ole 3-toaline. Ta on 4-toaline. Ei ole 3-toaline. Okay. Igatahes on võimalik temast väikese kapitaalsema ümberehitamisega tekitada 2 munitsipaalkorterit, mille mõlema väärtused oleksid kindlasti paremad. Ma ei tekkigi aru sellest hanget teemast. Hinges on revolutsioon, lase südamel rääkida. Igaühe hinges on revolutsioon, lase hingel hingata. Töökoormust juurde ja see meeldi eriti ametnikele töökoormust juurde tuleb. Siin on valikuvariant, et kas leida see ametnik, kellele tuleb töökoormus juurde, ilmselgelt võib see tähendada siis ka suuremat tasu, või jätkata samal viisil seaduse rikkumist, aga sel juhul oleks mõistlik planeerida eelarvesse mõned korrad 50 000 trahve, mida siis maksta. Nii et siin on valikud. Minu meelest siin, ma küll segan, aga minu meelest on siin täna, Elina ütleski selles probleem, et vanamees jätkata ei saa, vastasel juhul te panete toime õigusrikkumise. Teil ongi täna valida, et kas te võtate selle korra vastu ja tõesti tekibki siia majja üks ametnik, kes jälgib selle korra täitmist. Kas hankijaks on vald kui tervik või hankijaks nii-öelda ütleme, et iga koolast või see pastaka või paberiks. Minu meelest saabki vaadata iga situatsiooni nagu eraldi. Praegu meil ei üldse hankimise korras siin on tavavalitsemise kord, me läksime nagu teemast. Jah, te läksite natuke nüüd välja. Kas see on 20 000 või 1 või 10 000?
võib ka mõni muu number olla, siis praegu on pakutud mõte. 10. Jääb 10. Ütleme siis. Otsustuskorras kasutusse andmine. Kes see otsustaja on siis? Sõltuvalt nüüd jällegi... Summast. Ja, et asi oleks seaduslik. Kui ma tohiks öelda vahemärkusena, lihtsalt olen natuke sondanud, mis puudutab nagu komisjonides arutamist, et siis mulle tundub, et selles vallas on see asi natuke nagu sätestamata. Et on omavalitsusi, kus ongi nii-öelda nagu valdkonnad ära jagatud, et kui on näiteks haridusvaldkond, siis eelnõu ei tulegi enne volikokku, kui nii-öelda hariduskomisjon on selle heaks kiitnud. Et ma ei tea, kas teie vald nagu on ka samamoodi toimunud. Et minu soovitus oleks niimoodi, et ennem kui mingi vastava valdkonna eelnõu volikokku jõuavad, siis nii-öelda need komisjonid vaataksid need üle. Kes on selle poolt, et käesolev eelnõu vastuvõtta määrusena, palun käega märku anda. 6 poolt. Vaheaeg ja 10 minutit. 30. septembril tuli vallavalitsusse sisse teada nõue, mis on muu hulgas suunatud ka vallavolikogule. Juristiline korralduspoolt. Vallavalitsus on sellele teabenõudele omapoolselt vastanud selles osas, mida vallavalitsus sai vastata. Nii palju seda infot teadis. Vajalik on nüüd täna saada vastused ka volikogu käest ja ettepanek on vaadata see teabenõue küsimusahal läbi ja volikogu liikmed siis peaks andma oma sõnumi, mis saaks protokollitud ja teabenõude vastusena saab siis küsijale edastatud väljavõtte sellest volikogu protokollist. Kohene küsimustele vastamine sobiks. Tähendab see punkt jaole? Jah. Juhul, kui ei oska vastata, siis tuleb öelda, et ei oska vastata ja nii edasi ja nii edasi. Kas Matis Maasing on esitanud Mäksa vallale teabenõude mittetulundusühingu Eesti eestkoste korraldusettepanekuga tutvumiseks ja kas talle see väljastati? Tegemist on ilmselt selle eelnõuga, mis eelmine volikogu oli infopunktina, ma saan aru. Et kui teie ei tea, siis öelge, et teie ei tea. Siin on enamikule küsimustest on vallavalitsus vastatud. Teine küsimus, kas Matis Maasing viibis volikogu istungil, kui arutati mittetulundusühing Eesti eestkoste korralduse ettepanekut ühiseks koostööks hooldekodu arendamisel? Ja, aga arutelu seal on. Et kas ta viibis? Mina ei saa üldse aru näiteks, miks selline teabenõue on ja miks vallavalitsus ja volikogu peab sellele vastama. Sellepärast, et kui isik pöördub teabenõudega või küsimusega... Ma saan aru küll, et ta pöördub selle poole, et siin võiks ühe lause lihtsalt vastata, mitte kõikidele punktidele. Ei, aga ta soovib, teie ettepanek palun nendele 9 küsimusele, kuidas vastata ühe lausega. See ei kuulu meie pädevus, kui ta tahab kohtust anda, Matis Maasing. See ei ole ju volikogu liige ja ta ei ole vallavalitsuses töötada, ta on lihtsalt eraisik. Seda küll, aga ma saan aru, et see, mille peale küsimus on nagu esitati, puudutab väga konkreetselt täna seda mittetulundusühingu Eesti eestkoste korralduse juhatajat ja tal on õigus küsida siis isikute käest, mis teil toimus. Sellepärast on kõik teada volikogu ja omavalitsus avalik-õiguslikud isikud ja aga eelmise protokolli vastus on aga minu meelest protokoll ei ole nii täiuslik, järelikult ta lugeski protokolli ja ta ei saanud kõigile oma küsimustele vastust, millest ta palub uuesti. Selle YouTube'i üleval oleku õiguspärasuses ma jääks nagu vastus ise ka võlgu, et ma
ma just ei ole väga kindel, kas volikogu istungid peaks olema YouTube'is. Olemas ka täiesti omavalitsused, näiteks Jõgevamaal, kes on liitunud Polisega ja seal on kõik istungid on avalikud, kõik protokollitakse, videosalvestused, kõik on olemas, et selle jaoks on täna teised vahendid, ei pea amatöörvõtteid tegema ja neid panema nii-öelda YouTube'i ülesse. Ja ma saan aru, kui näiteks selliste vastustega hakata tegema, siis me segame ennast täpselt kohtuasjasse. Te olete niikuinii ennast seganud juba ainuüksi sellega, et olete volikogu. Seda teemat on täna volikogus arutatud. Kas me jätkame või on teil mingi üldine selline vastus? Kui teil on väga hea vastus, siis te võiksite selle dikteerida ja me saaksime kirjata. Nii. Jah, me jäämegi teise küsimuse juurde. Kas Madis Maasing viibis volikogu istungil, kui arutati mittetulundusühingu Eesti Eestkoste korraldus ettepanekut ühiseks koostööks hooldekogu arendamisel? Jah. Kas on teada, mis eesmärgi... Aga see just, et ei arutatud, vaid informeeriti. Ei, seda küll, aga arutati, et oligi nagu informatsiooni all, et seda nagu arutati. Aga arutelu ei toimunud üldse, et oli siis niimoodi, et kes selle punkti ette kandis Elinamist, et oli nii, et vallavanem kandis punkti ette peale seda saabus. Oli vaikus ja öeldi, et palun järgmine infopunkt või oli see ikka nii, et vallavanem kandis punkti ette. Ja keegi midagi ütles, et ma mõtlen, et võib-olla võiks nii teha või ma mõtlen, et võiks naa teha. Ja siis on arutelu. Nii. Võtame siis kolmanda. Kas on teada, mis eesmärgil ta seal viibis? Neljandaks. Kas vastab tõele, et Madis Maasing salvestas sulgudes filmis kogu volikogu istungi käiku? Ei vasta tõele. Vastab ikka, ta ju filmis. Madis Maasing ei filminud. Kes see filmis? Filmis Tarmo Lillar. pärast Hiiet tuli tema. Ja luba küsis salvestuseks Tarmo Lillar. Madis Maasing. Kas ja kuidas sellist salvestist hoitakse? Säilitatakse, kopeeritakse ja nii edasi. Ei tea meie sedast. Ei tea, jah. Kas selle interneti paigutamine on kooskõlas andmekaitse ja teiste õigusaktidega? Kahjuks volikogu ei oska nii öelda, kas ta on vastab õigusaktidele või vastab. Kas istungil, mida filmis Madis Maasing, oli juttu sellest, et mittetulundusühing Eesti Eestkoste korraldus võiks saada hooldekodu rendile või arutati hooldekodu kinkimist mittetulundusühingule Eesti Eestkoste korraldus? Ei arutata. Kumba seal arutati? Kas arutati rendile andmist, kas hooldekodu rendile andmist või siis hooldekodu kinkimist Eestkoste korraldusele? Või arutatud kumbagi? Kumbagi arutatud. Arutati sihtasutuse moodustamist nende ettepanekuid. Nende ettepanekuid. Kas volikogu istungil arutati võimaliku asutatava sihtasutuse lõpetamisel selle varade andmist mittetulundusühingule Eesti Eestkoste korraldus? Ei olnud. Kas volikogu hinnangul pidi Madis Maasing mõistma, et volikogu ei arutanud sisuliselt mittetulundusühingu Eesti Eestkoste korraldus ja Vaike Lillemäe ühist pöördumist? Et teie hinnangul, kuidas nagu teie oleksite mõistnud seda, et kas isik pidi aru saama, et volikogu ei arutanud sisuliselt mittetulundusühingule ja Vaike Lillemäe ühispöördumist, et te nagu sisuliselt seda teemat ei arutanud? Peab materjalid midagi. Et teie arvates Madis Maasing oleks pidanud sellest aru saama, et sisuliselt ei arutanud? Arutati, aga mitte otseselt. Mitte sisu poolt. Kas Mäksa volikogul on infot selle kohta,
kas Madis Masingule võib olla määratud eeskostja? On kellelgi infot selle kohta? Puudub info. Et 30. september 2013 teavitas Mäksa vallavalitsus oma kirjaga, et volikogu esimees Toivo Martisalu andis loa kodanik Madis Masingule volikogu istung salvestada nii pildis kui ka helis. Lisati veel, et volikogule ega vallavalitsusele salvestit antud ei ole, mistõttu ei ole teada, kuidas sellist salvestit hoitakse, säilitatakse, kopeeritakse ja nii edasi. Vallavalitsus kinnitas, et salvestis osalise volikogu istungi kajastamisega nähtav YouTube'i vahendusel. Pole ka teada, kas video paigutamine internetti on olnud kooskõlas seadustega. Lisaks edastas vallavalitsus puudutatud Mäksa volikogu istungi protokolli. Mittetulundusühingu esindaja tutvus viidatud istungi protokolliga, kuid ei tuvastanud, et Madis Masing küsis nõusolekut volikogu istungi filmimiseks ja salvestamiseks. Samuti ei nähtu sellest, et volikogu esimees Toivo Martisalu oleks vastava nõusoleku andnud. Seoses sellega palub mittetulundusühing Eesti eestkoste korraldust selgitusi selle kohta, kas vastav luba oli küsitud või mitte ning kas Toivo Martisalu andis selleks nõusoleku. Ma saan aru, et ei andnud mitte temale nõusolekut, vaid andsite nõusoleku siis sellele teisele meesterahvale. Operaatorile. Juhul kui volikogu esimees nõusoleku andis, siis millisel õiguslikul alusel ta seda tegi? Mäksa valla põhimäärus. Ja põhimääruses on öeldud, et ta võib nii-öelda filmida ja... Seda ei saa keelata. Ta peab luba küsima ja peatama seda võib iga valla kodanik teha. Ühesõnaga tuginedes Mäksa valla põhimäärusena tuli see luba, see nõusolek tähendab. Milles konkreetselt luba või nõusolek seisnes? Kas ainult istungi salvestamises, nagu märkis vallavalitsus, või seisnes nõusoleku istungi avalikuks tegemises ja avalikus kasutamises interneti vahendusel? Sellest ei olnud juttu. Juttu läinud salvestamisest. Juhul kui volikogu esimees andis vastava loa valla põhimääruse punktile 10 lõike 5 kohaselt, ma arvan, see on see, mis me just rääkisime, siis kas selle kohane märge pidi kajastuma volikogu istungi protokollis? Ja mis põhjusel ei ole seda protokolli kantud? See ei ole tavapärane praktika meil, me ei pane seda kunagi. See võiks muidugi olla, aga praegu seda vist ei olnud. Ja protokolli ei ole kantud lihtsalt sellepärast, et ei ole selle peale tulnud. Juhul kui volikogu esimees andis volikogu nimel nõusoleku istungit teadvustada ja selle sisu avaldada, siis mis põhjusel ei küsitud vastavat luba või nõusolekut mittetulundusühingut Eesti eestkoste korraldus, sest istung puudutas lisaks Vaike Lillemäe avaldusele ka mittetulundusühingu avaldus. Pigem selles, et kui volikogu esimees lubas istungi jäädvustada ja selle sisu avaldada, siis küsitaksegi, et mis põhjusel ta nagu ei küsinud mittetulundusühingu käest selles osas nõusolekut. Mis põhjusel? Aga mina ei saa siis küsimusest praegu aru seepärast, et avatus on ju avalik. Mis asi see on? Volikogu istungi protokollis märgitu kohaselt oli volikogu külalisteks märgitud lisaks teistele ka Madis Masing. Kas Mäksa vallas on tavapärane praktika, et külalistena istungitel viibivad isikud, eelkõige Madis Masing, filmivad, salvestavad ja siis avaldavad kõik volikogu istungid internetis? Ei ole tavapärane. Kas teile teadaolevalt on Madis Masing isikuandmete töötleja isikuandmete kaitse seaduse mõttes? Kas teile teadaolevalt? On isikuandmete töötleja isikuandmete kaitse seaduse mõttes? Meil ei ole andmeid selle kohta. Ta ei töötlenud ju isikuandmeid. Minu küsimus oli meile. Meil ei ole andmeid. Praktiliselt on hea usklikult, eks ole, lubasime filmida. Ja kuidas Madis Masing seda ära kasutas, see on meile teadnud. Kas
Mäksa vald on andnud talle haldusaktiga või lepinguga volitanud töötama isikuandmeid? Ei ole. Eks ta võtku sulle Erina teab täiendada. Ei ole. Võib-olla selle isiku, kes filmib, ma võib-olla soovitaksin natuke tõsiselt kaaluda seda, et kas see lingi panek just YouTube'i on kõige otstarbekam. Nii, tänase 8. päevakorrapunkti vastus teabenõudele selgitustaotlusele. See on nüüd ära. Millise otsuse me vastu võtame? Need samad vastused, mis te siin andsite, on protokollitud ja teabenõudjale läheb välja võtta protokollist või terve protokoll. Me peame hääletama. Hääletame mida? Kas teabenõudjale tuleb vastata? Ei saa otsustada seda, et ei vasta. Vastata võiks sellisena, et selle liial on antud luba ilmeda teda ja ta on viinud ja et kuidas ta sinna YouTube'isse, see ei ole üldse meie kuulutisi meid ja üldse, kuidas mida teda edasi kasutada. Ja teostused lisaks, mida olukorraks teha. Nendest vastustest, mis siit praegu tulid, jääb nii-öelda lünga koht, et luba anti Lillole, aga filmis masin. Ei filminud masin. Lõpus filmis masin. Olen selle juurde. Mina küsiksin nagu tegelikult täiesti väliselt, et selles situatsioonis nagu aru saada, et aga äkki teil arvus õpetud tööle, aga miks ta nagu filmite? Mis see eesmärk on? Edendada osalusdemokraatiat ja tuua ja kusjuures minult on siis Vaike ja on tegelikult palunud, et ma jäädvustaksin siinset vallas, mis toimub pärimuslikult. Ja minul on rahvas, jah, see oli seal Torbati keskuses, kui me käisime sellele, kas see oli selle Tartumaa küla valimise, üks konverents oli, mida TAS korraldas. Ja minu eesmärk on siis näidata rahvale, kuna rahvas on, kui me vaatame kas või eelmiste valimisprotsenti, siis on see suhteliselt madal, sest inimesed on kaugenenud võimust ja nad ei tea, mis toimub, noh tõesti. Ja see on praegu selline viis, kuidas jõuda selleni ja kuna volikogu koosolekud on avalik, siis tegelikult see ongi see, kuhu me liigume edasi, et inimesed saaksidki jälgida, sest inimesed on hõivatud ja kõigil ei ole võimalus niimoodi siin vaikiva müürina kohal käia, nagu siin meil osadel meist. Et see ongi see viis, kuidas siis tuua lähedale ja me elame ju demokraatlikus riigis, mis tähendab rahvavõim ja demokraatia saab põhineda sellele, et rahvas on informeeritud ja haritud. Kas te arvate, et YouTube on just see koht, kus saab kõige sellist nagu adekvaatsemat informatsiooni? No nüüd te palute, et mina peaks andma hinnangu mingisugusele... Teie nagu filmite, et selles mõttes, et kuna te filmite, kas te ei ole mõelnud näiteks juurutada selles vallas seda volist? Ja, absoluutselt. Seda... Ma lihtsalt ütleks minu jaoks, et YouTube on natuke selline, nagu ei ole võib-olla kõige parem, ütleme ühe omavalitsuse tegemiste kajastamise kohaks, et ma just mõtlen, et nii kaugi te volist ei saa, äkki te saaksite luua oma portaali Google'ist üles paneta. Et tasub kaalumist, ma arvan. Jah, aitäh. Nii, lähme edasi. Ütleks vahel seda, et tegelikkuses ei filmita volikogu istungit täies mahus. Filmitakse ainult sellise lõike, mis on kasulikud siis volikogu solvamiseks või muudeks värkideks. Kui vaatame neid YouTube'i filme, siis praktiliselt eelmine kord oli see eestkoste korralduse filmimine põhiliselt. See oli see jaanuaris või? Nüüd. Aga see jaanuaris... Võtame või tänase volikogu istungi maade arutelu ei olnud filmitud midagi teatud küsimustes. Aga see jaanuari YouTube'i on see Mäksa mäss, see on nüüd ülikoolis kasutatakse topelmaterjali, kuidas demokraatiat tehakse. Sellega väga kuulsad seal. Järgmine päevakorrapunkt siis 9. Ühekordse hüvitise määramine. Valitsus on siis ette valmistanud eelnõu. Võin öelda, et vallavalitsus, miks nagu selle ettepaneku ka tegi, on tavaliselt niimoodi, et kui ikkagi volikogu ja valitsuse vahel on see töökord hästi sujunud,
ja on ka tööd tehtud ja on ka tulemusi, et siis nii-öelda viimase istungi puhul, kui toimub viimane istung ja täna on viimane istung selle koosseisu istung, siis üldiselt on, kui on võimalikult, on ikkagi meelestatud nii vallavannal kui ka volikogu esimees. Mäletan seda aega, kui oli endine volikogu esimees astus tagasi ja tehti kõigile volikogu liikmetele ettepanek, et võtta see vastutusega üles enda peale. Kõik volikogu liikmed keeldusid, et Toivo Martisalu võttis selle julguse kokku ja jätkas seda tööd. See on nagu õige. Me ei ole volikogu esimeest ja kunagi tuli maksta volikogu aja lõpetamise puhul. Ma ei näe nagu põhjust. Ka hüvitist makstud. Ka summad ei ole volikogu makstud. Ja ma olen ka nõus sellega, et hüvitist oleks vaja maksta Vaikele. Minu osa selles valla elus on nii kaduvväike ja see summa on küllalt suur, nii et aga Helina toetan. No eelarves ei ole seda muidugi jah, aga selles rahapuudust ei ole ju. Mis mõttes eelarves ei ole? No eelarves ei ole seda ka planeeritud seda. Aga tähendab, et palgafondis on ju personalikulus on olemas ju. Volikogu personalikulus on olemas. Seda ma pean ei, vallavanemad ei maksta volikogust. No vallavanemale makstakse. Ja see läheb valitsuselt ju. Nii, kuidas mäletame? Nii, kes on selle poolt, et mäletame? Kas mõni teine ettepanek või see on kuskil? Kus kord? Teete mõne teise ettepaneku? No me ju arutasime seda teemat. Nii, kas me arutame edasi? Palun, kes tahab selle teema veel sõna võtta? Ei, palun. Ei ole mõtet. Sire, kas sul on veel mõned ettepanekud? Kas kellelgi on veel ettepanekuid? Kes on siis selle poolt, et käesoleva otsuse eelnõu määrata vallavanem Elina Madale ühekordne hüvitis üle kuupäevaga ulat? Kas ta oli selline nimetus? Lisatasu. Määrata talle ühekordne lisatasu. Summas 1280 €. Palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 on poolt. Aitäh. Vastu näha, mis on vastu. Palgafondist raha ei ole, millest ta maksab. 6 on... Ei, see oli palgafondis rolli, aga lihtsalt eraldi. Seda enam. Aastad oli lõppenud ka mõnda. Au ja kuusust raha eest ei või osta ükski mees. Meile osaks saab vaid see, kes aus ja liige mees. Selles mõttes on kõik planeerimisküsimus, sellepärast, et praegu meil on üldtingimusena 2000 peab olema. Joonistatud või kirjutatud, siis Emal ja veevärk ütles, et nii, sa ei tohi oma infoväljakut teha. Nad nagu vee-ettevõte on, raha makstakse, eks ole, vee-ettevõtlus peaks nagu korras olema, aga nii kui jamaks läheb, on kõik probleemid siin vallamaja. Tegelik reaalsus on selline. Nemad on kaupmehed, andke meile, ostke meie käest hästi palju kuupmeetreid vett, juhtige meil hästi palju reoveed tagasi, siis me saame teile arve esitada. Põhimõte on see. Vallavanem siis astub tagasi alates 20. oktoobrist. Et on kujunenud olukord, kus siis
vallavalitsuse töö edaspidiseks kujunemiseks on siis vallavanem määranud oma asendajaks siis vallavalitsuse liikme, kelleks on siis Kaido Kullamaa. Ja nii kaua, kui siis toimuvad valimised ja tuleb kokku uus volikogu, kes määrab siis uue vallavanema, täidab vallavanema ülesanded siis Kaido. Kuna lahkub vallavanem, siis sellega seoses lahkub ka vallasekretär. Et kuna teie vallas on olnud suhteliselt keerulised olukorrad, alates sellest, et teadupärast ei olnud eelmise vallasekretäri kvalifikatsiooni, mida oli vaja istungit allkirjastamiseks, siis jäi meil minu tööle tulekuga vallavanemaga kokkulepe, et olen täpselt nii kaua, kui on ka vallavanem. Ja seda siis sellel põhjusel, et tulenevalt nii-öelda meie kokkuleppest kujunes palk ehk hüvitis, mis ma saan selle töö eest ja väga palju asju me nii-öelda lahendasime ära, kuidas ma ütlen, meilide teel oma isikliku nii-öelda suhtluse pinnalt. Et ma ei pea nagu õigeks, kui ma praegu jätkan vallasekretärina ja ka see pool on korraldatud valimiste osas, et Jannega on räägitud. Janne on siis valimiskomisjoni aseesimees, mis tähendab, et automaatselt, kui komisjoni esimees midagi juhtub või ta lahkub, saab ülesandeid jätkata siis aseesimees. Minu teada oli ka kokkulepe siin valla elanikest, kas oli siis Mölleriga, et ta toetab Jannet igati, et need valimised saaksid siis läbi viidud. Ja kui on olemas uus koosseis, eks siis uus koosseis valib siis uue vallasekretäri või vaadatakse, kuidas edasi see olukord kujuneb. Probleemi kohaks võib kujuneda ainult see tõesti, et valitsusistungeid ei ole võimalik läbi viia, aga ma arvan, et ka see olukord on lahendatud, et viimane istung toimub siis nüüd kolmapäeval, kus kõik otsused võetakse vastu, mis veel on. Ja minu arvates on võimalik, et 20 on valimine, 21 toimub siis teine kordushäälte lugemine ja peale seda ma võin eksida, kas oli 4 päeva. On võimalik kokku kutsuda uus volikogu koosseis, kus kinnitatakse volikogu ja minu hinnangul, ma võin ka eksida, mõtlen veel kord või 7, et ütleme, et see on kuskil siuke nädal-poolteist on nii-öelda see vahe sellest. Et on ka ju võimalus valida kohe uus vallavanem, kui on volikogu kinnitatud ja kui te olete konsensuse saanud nii-öelda uue vallavanema osas. Ja sellepärast ei ole ka täna Jannet siin protokollimas, et Janne on jaoskonnakomisjonis ja Janne nagu tegeleb praegu väga aktiivselt valimiste korraldamisega. Aga niisugust varianti ei ole, et te ikkagi nii kaua olete olemas, nii kaua kui tuleb uus volikogu ja saavad need asjad töösse, sest muidu jääb ju väga suur auk tegelikult sinna. Tegelikult ma võin ka öelda põhjuse, miks sai seotud just nii-öelda konkreetselt vallavanema äraminemisega ja see põhjus oli see, et kuna Elinal endal on samamoodi juriidiline haridus, et väga paljud asjad, mida ma tegin, ma arutasin Elinaga nagu üle ja arutasin läbi. Ehk minu enda koormus oli selle võrra nagu natuke väiksem. Kui Elina läheb ära, me võime küll öelda, et me võime siit võtta teie enda vallas töötavad nii-öelda juristid, aga see, kuidas ma ütlen, see minu jaoks ei ole nagu see, sest me oleme Elinaga teinud üsna pikalt nagu koostööd, et me mõtleme ühtemoodi, me saame aktidest ühtemoodi aru, et lihtsalt see ressursi ja ajakulu on märkimisväärne. See, et valimised on võimalik ära teha siis, kui see meeskond on nagu sama ja üks tingimus oli ka nii-öelda, mis oli meil seotud Jannega, aga see on minu ja Janne omavaheline asi. Küsimus Elinale. Miks just 20-ndast, miks mitte hilisemast? Lubasin valimisteni ja tean, et 20 on valimised. See minu lubamine lõpeb sinnani ära. Ja see, mis puudutab vallavanema pädevust, kuni uue vallavanema leidmiseni, määramiseni, valitsuse töösse määramiseni saab kõik rahaasjad
eks ole, see, mida peaks siis nagu kinnitama, et ei jääks rahalises mõttes vaat seisma. Seda teeb Kaido. Istungite vajadust praegu otseselt ette ei näe. Noh, eeldus on, et uus volikogu, uus valitsus tulevad võimalikult kiiresti. Kui peaksid tulema vaidlused, nii edasi, siis võib see minna hoomamatusse kaugusesse, eks ole. Nii et selles mõttes minu äraminek ei takista mitte kõige vähem. Teatud probleemid võib olla valla sekretäri kohaga, aga siin on nüüd läbi mõeldud nagu see pool, et loomulikult saades lahkumisavalduse Maritilt, oleks nagu esimene reaktsioon, et tuleb kuulutus üles panna, aga see ei lahenda midagi. Täna ei ole teada see, kas uus valitsus on huvitatud jätkama sellise vallasekretäri töökorraldusega nagu praegu, et abi on 09 ja sekretär 01. Võib-olla tahetakse täiskoormusega sekretäri, et kuna ei ole teada, mis soovid on edaspidi, siis sellepärast ei saa praegu kuulutada. Ja nii või teisiti kuulutamine ei lahenda hetke. Kuulutamisega võime saada kõige kiiremas korras 3 nädala pärast, aga siis on juba uus valitsus. Ja on isiklikult pöördusin Kristen Mülleri poole, kuivõrd oli, ütleme, jutud olid, et Mari-Liis Timmermanni poole, kes on ka jurist, on varasemalt pöördutud, ta ei ole mingil juhul olnud nõus, praegu ei ole üle küsinud. Küsisin Kristeli käest, et olles jurist, olles kohalik, tundes kohalikke olusid, olles huvitatud kohaliku elu järje peal hoidmisest ja okei, see on natuke laiendatud meelevaldselt, kuna Kristel ei ole deklareerinud ennast kui valimisliidu liige. Aga olles puutumuses, siis sealtpoolt valimisliidu poolt on valmisolek tagada seaduslikkus ja nii edasi. Ehk neil on ilmselgelt olemas isiklik selline juriidiline võimekus, et seda siis valda tuua. Et ma usaldan seda, et valimisliit ei bluffi niisama ja küllap leiavad need probleemid lahendust. Siin on olnud järjekindlad nagu nõudmisi selles osas, et maksimaalselt palju ametnikke peaksid olema kohalikud. Selleks on nüüd võimalus. Et nüüd oleks vaja edasi minna. Ja praegu valimistega seoses on võimalik püüda leida kohapealseid inimesi valitsusse, olla sekretäriks, ametnikeks ja nii edasi. Ja hetkega siin ei juhtu mitte midagi traagilist. Need asja tuleb rahulikult võtta ilma traagilist ei ole midagi. Mis nüüd veel kitsamalt valimisi puudutab, siis rääkisin ka maavalitsuse, ta on siis maakonnakomisjon ja ka maasekretäriga sellest situatsioonist, ka nende poolt on valmisolek Jarnel nii-öelda hoida silma peal ja toetada nii palju, kui nad suudavad. Et selles osas on asjad on läbi mõeldud, maandumised on pehmeks püütud teha, et lihtsalt ei tohi paanikusse sõtta. Väga palju oleneb ka nii-öelda teist endist, kui palju te täna nii-öelda seda tüli endale sisse kultiveerite. Et nagu Elinagi ütles, et kui te vaidleid ei tee, ise ei vaidlusta, nii-öelda vaatlejatena kurjad ei ole, siis peaksid need valimised sujuma hästi. Valimiskastide avamise juures, et tühistatakse valimised. See on valimiskomisjoni, jaoskonna komisjoni pädevus. Meil on seda ja selle osa eest on lubanud Kristen Möller nagu hea seista, et tema maksimaalselt panustab sellesse, et töö oleks tehtud hästi. Seal ei ole otseselt Janne vastutust. Janne vastutus hakkab uuesti tugevalt peale pärast seda, kui jaoskonna komisjon on lõpetanud. Ehk siis uue volikogu esimese istungi kokkukutsumine. See on vaja vormistada, see on tehtav asi ja siin on vaja siis nii-öelda see esimesed 3 sõna öelda. Juhatada koosolek sisse ja toimetada koosoleku juhina kuni volikogu esimehe valimiseni. Edasi läheb sõnajärg juba koosoleku esimehe või volikogu algat 1200. Kuskil sellest hakkab tuttavalt Tartu ümbruskonn ümberkaotuse palju.
see on see raha paneb nagu asjad paika mõnes mõttes. Sellepärast olekski võib-olla kõige parem, kui tulekski Kristin Möller, sellepärast, et tema on teie oma inimene, ta tunneb kohalikke olusid, ta teab selle valla nii-öelda tausta, ta teab kitsaskohti, mis siin on, ta teeb seda hinge ja südamega seda tööd, et sellisel kujul oleks võimalik ainult Jannega jätkata, kui tuleks nii-öelda Kristin Möller, kes tõesti teeb seda puhtalt ainult oma puhta, et sellest tahtest, et aidata valda, siis ma ütlen eelkord, see palk, mis ta saab, ei ole kindlasti see, mis motiveeriks võõrast inimest sisse tulema. Aga ma olen kindel, et Kristin Möller võtab selle ja ta on see nõus tegema, nii et ärge päris nagu seda võimalust ka ära kaasa. Võttes tema siin ei mõtle, mis aega, aga praeguseks ma ei ole kontakteerunud, et ma ei tea, et ta loomulikult saab aru sellest koormus, pere, oma majapidamine, nii edasi, et loomulikult ta mõistab seda. Aga see on tema võitlus otsustada, kas nii või naa. Aga kui ma tunnetan seda oma sisemist emotsiooni praegu, see on puhas minu emotsioon, siis mul on tunne, et siin on täpselt samasugune liigutus, nagu sai tookord Marjale ette heidetud, et läksid ära ja jätsid nüüd valla niisugusesse seisu. Eelarve tegemise eel, kus on kõik jäid peata. Et mul on see niisugune samasugune sisemine tunne, et see ei ole päris aus käitumine, et praegu 20. seisuga ära minna. Ja minu isiklik tunne. Ma tahaks ka tunnetest. Räägi tunnetest. See volikogu laud ei ole see koht, kust oma isiklikest tunnetest rääkida. Et kui inimene tahab ära minna ja siis ta läheb ära, me ei saa midagi teha selle vastu. Ma tahaks ka, et meil oleks täiskohaga vallasekretär ja oleks vallavanem paigas ja paraku näete. Raha ei ole, siis ei saagi osta sisse peale. Lisatasu. Määratud ööl lisatasu. Summas 1280 €. Palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja mis siin tuleb siis välja? Siit korub välja siin Valmar Kiisler, ütleb, et kui ta raha ei ole, siis liituda. Et siit siis selline ettepanek, et kui nüüd saab pandud kokku vallavanema üleandis vastuvõtmisakt, et siis sinna hulka läheb pooleli olev arengukava, kõrvuti siis poole oleva üldplaneeringuga. Üldplaneering on pooles mastis jälle samal põhjusel, et on valimised. Ja siin nüüd ilmselt Andre tuleb räägib natukese sisust, aga formaalne pool on see, et hetkel on küsimata riigiasutuste kooskõlastused. Võetud tagasi selle... Antud päevakorrapunkti? Ei. Päevakorrapunkti osas, mis ei olnud üldse päevakorrapunkt. Kus lihtsalt teatati, et Elina annab lahkumisavalduse. Nii informatsioonid ei pea ammendavalt olema päevakorda kantud. Hästi, aga volikogu peaks olema see, kes vallavanemaga vabastab tööülesannetest. Kuksi paragrahv 47 võib-olla prim räägib vallavanema tagasiastumisest ja on sätestanud selle selliselt, et ma esitan avalduse vallasekretärile, kes informeerib volikogu ja see siin täna toimuski. Ise teema on see, et volikogu peaks vabastama vallavanemaga valitsuse liikmest. Aga seda võib ka järgmine volikogu teha. Valimisliit. Teie poolt valitud vallavanem läheb ära. Nii. See ei ole küll praegu see koht, kus hakkad tegema valimispropaganda. Ma ei tee valimispropaganda. Ma lõpetan ära volikogu praegu, sa hakkad tegelema sellega. Ma küsin ainult. Neil oli kokkuleppe valimisteni. Ja te maksate veel lisatasu. Inimene läheb lihtsalt minema. Jätab kuuks ajaks valla sisuliselt niisama.
mõtelge palun hästi selle järgi. Kas te ikka lasete teda minema ennem? Ei, ma ei ole kellegi ma räägin teie kõigiga. Mõtelge palun korralikult. Kas te lasete teda ennem minema, kui on uus, tähendab ennem seda, kui on see uus volikogu paika pandud? Tuleb vastavalt käsku. Kui paigat ei ole, ütleme, et on haige või puhkusel, siis asub tema asemel täitma neid ülesandeid kõige vanem volikogu liige. Mismoodi siis asi korraldamata on? Vallavanema olemasolu minu persoonis või kellegi teise omas ei takista mitte kõige vähemalt. See, mis probleem saab olla, on see, mis puudutab vallasekretäri. Aga need on kaks praegu kokku väga tihedalt seotud asjad. Jah. Sinu äraminek ja vallasekretäri äraminek. Okei. Ma saaksin sõna. Üks moment, volikogu istung on lõppenud. Võta, anna nüüd palun Mari-Liisile. No see on, volikogu istung on lõppenud. Nii, mul on üks küsimus, oota, ma küsin veel. No, palun juhi edasi volikogu. Ei, ma ei taha juhtida. No mis toimub siis? No mis siin toimub? Ma küsiksin ühe küsimuse veel. Et vallavanem lõpetab töö, ma saan aru, 20. sisuliselt 18. Nii, kuidas on juurdepääsud pangakontodele? Minu arust Elin on piisavalt seda teemat selgitanud siin laua taga. Piisavalt selgitanud. Anna siis Mari-Liis. Volikogu on läbi. Kuidas on juriidiliselt vormistatud see vallavanema ametist avastamine? Ma saan aru, et Elina ei tule enam 21. veebruarist tööle või 21. oktoobrist tööle. Aga teie ametist vabastamise käskkiri? No, on aega teha küll ju. Aga mille alusel? Asendaja on enda. Nii, kui te panete asendaja, siis tegelikult te ju ei lahku, te jääte ju ametisse, sellepärast asendajad saab määrata ainult vallavanemale, kes on ametis, aga on ajutiselt ära. Ei täi ajutiselt oma tööülesandeid, kas ta on puhkusel, kas ta on haiguslehel, mõne muu põhjusel, välislähetuses. Te iseenesest tegelikult ju ei lähe ametist ära siis. Ei, ma lähen ametist ära. Nii, kui te ametist ära lähete, siis saa asendajat ju määrata. Ma astun tagasi vallavanema ametikoha. Ja kas te olete Kristel Mölliga rääkinud pärast õiget? Täna ütlesite siin, et Kristel Mölle on lubanud tulla vallasekretäri töökohusid täida. Ei ole ma seda. Ma ütlesin, et ta lubas sellele mõelda ja me pidime täna sellest rääkima, aga me veel ei ole rääkinud. Aga Mari, jutust jäi täiesti selline... Vaat mina ei tea, kas Marit on täna rääkinud. Mina ei ole rohkem rääkinud ja ma ei ole seda ka rääkinud. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunen salaja. Ja